me ei saa seda eeldada, et vaenlane seda ei ründaks, aga kindlasti on neil lihtsam rünnata ühte tsentraalset või mitut tsentraalset tootmisüksust paljude asemel. Kuidas me siis sellest paisust üle saaksime või ongi praegu istumegi selle taga, et kevadel on valimised ja enne seda ei tehta ühtegi otsust? Ühesõnaga, meil taastuv energia eelmise aasta statistika puhul siukene päikene, tuul praktiliselt pooleks. See üks variant on jah, see gaasijaam, teine variant on tuumajaam. Kas need omavahel segavad üksteist? Tere, head kuulajad ja vaatajad, Energiakool alustab taas ning sedapuhku läheme koolitunnis pisut tulevikku. Ehk räägime sellest, milline võiks olla Eesti energeetika tulevik ajal, kui võimalusi on palju, aga otsuseid võib-olla mitte nii väga. Ja stuudios on külas TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant nooremteadur Ahto Pärl. Tere! Tervist! No kas siis vastab tõele see, et võimalusi on oi kui palju, aga otsuseid väga mitte? Võib-olla astun ühe sammu tagasi, et mina ei oleks energeetikas, kui siin ei oleks võimalusi, kui see ei oleks selline põnev maailm, et avastasin energeetika enda jaoks finantsinimesega siukene circa 10 aastat tagasi tänaseks. Tegelen siis nii tudengina, õppejõuna, ka äri ettevõtjana selles valdkonnas nüüd ja mis energeetika poole pealt räägib ja mida tegelikult ka TalTech näeb enda tudengite numbrites on, et väga huvitav valdkond, väga huvitav aeg, väga palju võimalusi ja siis on keeruline seal orienteeruda. Rääkimata inimestest, kes on selles valdkonnas, et tekitab ju päris palju küsimusi, kuhu me liigume, miks me liigume, mis vahenditega, aga siis astudes sealt väljapoole, siis muutub see pilt ikkagi väga segaseks. Ja seda vist eelmises ühes saates räägiti ka meile siin, et elektroenergeetika ja üldse seal energeetika valdkonnas need inimesi, kes tahavad õppima seda tulla, on ju väga palju, et seda teie kogemus seal TalTechis ka kenasti näitab, eks? Täpselt nii, et aastast aastasse on nüüd rekordarv, uusi tudengeid peale tulnud nii bakalaureuseõppesse, magistriõppesse, kutsun eestlasi doktoriõppesse, sellepärast et vägagi otsitakse just eestimaalasi, eestlasi doktorantuuri. Üks põhjus, miks ma tagasi läksin nii-öelda haridusteel ongi, et natukene ka siis võib-olla seda kogemust akadeemilisse valdkonda tuua ja kutsuks kõiki rakenduskogemusega inimesi sama vähemalt kaaluma mingigel. Aga võtame siis selle energeetika meil siin Eestis ette, et vastab tõele, et otsuseid väga ei ole. Jaa, see on nüüd nii mitmekihiline küsimus, et ei teagi kuskil täpselt hakata, aga ütleme niiviisi, et otsuseid on tehtud, on ajalooliselt tehtud. Nüüd on küsimus, kas need otsused on viinud ka päriselt lõplike tegudeni, kas need otsused on mõistlik mingigel üle vaadata, uuenenud kontekstis alates finantsilistest elementidest, lõpetades geopoliitiliste võngetega, mis meil siin toimub. Ja selles osas ütleme seda, et me jookseme päris palju enda protsessides kinni erinevatel põhjustel ja võib-olla on meil vaja natukene rohkem niisugust poliitilist julgust, teatud asjad lihtsalt ära teha, isegi kui need ei pruugi olla optimaalsed lahendused täna, võib-olla isegi homme, aga see risk, et me ei võta otsuseid, me ei tee investeeringuid, me ei panusta arengusse, on oluliselt suurem. Ja fakt on ju see, et mida kauem me ei otsusta ja võta neid jutumärkides siis kas riske või lihtsalt otsuseid vastu, siis seda kallimaks see kõik läheb. Täpselt nii on ja lisaks sellele, et kui me ei tee otsuseid, siis meie otsustusvabadus väheneb. See tähendab, et meile jääb järjest vähem otsustusruumi laua peale, sest iga projekt, eriti energeetikas, on suuremahuline. Siia tuleb rääkida suurtest numbritest, mida me investeerime, alates võrgus kuni tootmislahendusteni. Need on pikaajalise efektiga, me räägime 10 aastatest ja siis me räägime veel sellest, et
et nendel tehnoloogiatel on ka oma kõver ja kui me räägime otsusest, mis on tehtud võib-olla 5-10 aastat tagasi ja me jõuame nüüd alles selleni, et vaadata selle investeeringu etappi, siis võib-olla see ei ole enam optimaalsem lahendus. Nii et rahal on ajaline väärtus, otsus on kõige parem selles momendis, millal ta tehtud sai ja rakendus on oluline siin, sest me näeme seda erinevates projektides, mitte ainult energeetikas, vaatame infrastruktuuri, mis on ka väljaspool, et meil on, räägime siin igapäevaselt tegelikult 3 Balti riigi ühisprojektist, eks ju, Rail Baltica ja kui palju see mõjutab meie iga-aastast eelarvet, lõpetades meie võimekusega siin taristut edasi arendada, siis meil on suured mõjud. No ja Tallinna-Pärnu maanteest on räägitud ka juba aastakümneid, eks? Absoluutselt, ja me näeme, et kuidas see sammhaavaline lähenemine, mis meil Tartu maantee pool on, viib vähemalt meid võidule lähemale, et kunagi sinna see neljarealine tuleb, aga kui me oleksime oodanud algusest peale, et meil on see rahastus olemas, välja ehitada terve taristu ühe korraga, siis ma arvan, et me sõidaksime täpselt samasugusel maanteel, mis meil oli 25 aastat tagasi. Tõsi on. Läheme siis energeetika juurde, kui me tuleviku peale natukene vaatame, siis me räägime sageli sellest, et tuuleenergia on oluline, vahel räägitakse ka, et ei ole oluline. Meil katab see enam-vähem selline 30%, aga no, olgem ausad, ega viimastel aastatel ju midagi väga liigutatud pole. Jah, ühesõnaga meil taastuvenergia eelmise aasta statistika puhul siukene päikene, tuul praktiliselt pooleks, 15% mõlemad siis kogu tarbimisest ja kui võtta nüüd selline inglisekeelne väljend termin capture price, mida siis tootja sai, tarbija siis maksis konkreetsel ajahetkel börsihinna järgi, siis nendest kahest tootmisviisist kõige vähem raha tuleb päikseenergia tootjatele, 46 eurot megavatt-tunni eest, enne igasuguseid muid kulusid, makse, ülekandetasusid. Siis tuli tuul 68 euro peal ja siis tarbija ise keskmiselt tarbitud elektrihinna järgi maksis 86 eurot megavatt-tunni eest. Nii et tegelikult me oleme puhtalt, mulle meeldib rääkida eurode keeles, see on minu taust, finantsmaailm ja siis energeetika koostööna, et me näeme, et päike on turuna saavutanud üsnagi tugeva staatuse, aga päiksesse investeerimine on muutunud praktiliselt ebaefektiivselt, et tegelikult numbrid ei tule täna kokku, et uusi parki ehitada. Ja seda on öelnud ka ju Eesti Energia juhatuse esimees, et nemad ise ei arendanud, ostavad pankrotipesadest nüüd parke välja. Tuulega õnneks see olukord ei ole nii hull, aga seal on ka kindlasti palju teadmatust tuuleprojektidesse. Ja tuule on ühesõnaga 2 murekohta. Üks on see, et nagu millest me enne rääkisime, et kuidas me jõuame projektidest nende teostamiseni, isegi olukordades, kus kõik arendajate poolt, kõik protsessid on raamatu järgi ära tehtud, jõuame lõpuks sellise efekti nagu NIMBY, not in my backyard ja tulevad väikene ja ka häälekas kogukond kokku, kes ütleb, et sorry, et meie vabariigi protsessid ei ole õiglased ja me otsustame, et me siia tuult ikkagi ei taha. Ja need mõjutavad meid väga palju ja lisades siia nüüd see finantsiline teadmatus. Me teame, et tuule lisandudes päike on suurema osakaaluga nii-öelda ennast välja tõrjuv turult. Tuult, kui me paigutame strateegiliselt erinevates asukohtadesse üle Eestimaa, siis see efekt on natukene taanduvam, ehk siis sellist tipu tootmist on võimalik natukene hajutada, aga sellegi poolest. Tuulised perioodid on ikkagi tuulised perioodid ja vähem tuulised on vähem tuulised. Ehk siis capture price,
see kätte saadud euro megavatt-tunni kohta hakkab ka tuulele langema, mida rohkem see ehitama. Ja järelikult on vaja ka siis tuulearendajatele teatud mõttes lisaks sellisele regulatiivsele kindlustunnele ka natukene seda rahalist kindlustunnet anda. Ja kui mõlematega on probleem, siis on väga keeruline viia projekte lõpuni ja seal me istume. Meil on kuni 1000 megavatti praegu paberil, mis ei jõua tootmisesse. Ja see on olukorras, kus me rääkisime 5 aastat tagasi, et aastaks 2030 oleme süsinikneutraalne. Suures osas tuule kasvuga. Tänaseks, kus me oleme, kahjuks mitte seal. Kas see praegusel seisul võib hinnata kuidagi seda, et aastal 2030 me selleni veel võiksime jõuda või pigem on nüüd kindlasti mitte. See ei ole mitte kuskilt realistlik, et me jõuaksime järgmise 3 aastaga sellele tasemele, et me oleksime süsinikneutraalsed. Sellele on loomulikult Kliimaministeerium ka juba tänaseks reageerinud, uued eesmärgid, pikem ajajoon, aga sellegipoolest ei sellise kõrge tasemega plaani ümbertegemisel peab olema natuke rohkem sisu kui see, et me lükkasime aastad edasi, vaid me peame aru saama, et kus see murdumine nüüd siis tuleb, kuidas need projektid ikkagi ellu jõuavad ja just nendest 2 elemendist lähtuvalt, kus siis võib-olla ühiskondlik huvi on tegelikult suurem ja me oleme seda ju näinud teiste taristuprojektidega, kas see sama Rail Baltic on tehtud ühiskondlikust huvist lähtuvaid otsuseid, mis võib-olla kõigile ei pruugi meeldida, aga siis me leiame lahendused neile, kellele see ei meeldi, kas siis rahaline kompensatsioon või midagi muud sinna juurde. Ka seal oleme seda teinud ju ka militaarvaldkonnas, erinevad Alutaguse ja muud projektid. Jah, on mure kohalikele, jah, me peame nendega tegelema, aga projekt ei tohi sinna seisma jääda. No praegu siiski need projektid seisma on jäänud ja suuresti ongi sellest samast nii-öelda nimbist, mida sa ka nimetasid, aga kuidas me siis sellest paisust üle saaksime või ongi praegu istumegi selle taga, et kevadel on valimised ja enne seda ei tehta ühtegi otsust? Kahjuks natukene nii see tundub, et suuri riske ei julgeta võtta, suuri otsuseid ära teha, mis siis võimaldaks edasi liikuda. Kindlasti on arusaadav ka, et siin on erinevad tasandid. Meil on riiklik tasand, meil on kohaliku omavalitsuse tasand, meil on sealt veel kohaliku omavalitsuse allüksuste tasand, et kõigega tuleb tegeleda ja see, et need kõik 2-3 tasandit korraga langevad õigele poole, siis ilmselt on palju tahta, aga sellegipoolest me peaksime ühiskondlikul tasemel suutma selle välja hääldada, et see on meile oluline. Meil on olulisem mitmetel põhjustel energiajulgeolekust alustades, et kui me täna riigina paneme 5% enda SKT-st, enda sisemajanduse kogu projektist militaarvaldkonda ja samal ajal unustame ära, et kogu selle eelduseks on energiajulgeolek ka samas piirkonnas, kus me oleme, siis me jätame pool tööd tegemata. Et ma ise tegelen mõlemas valdkonnas, militaarvaldkonnas ja energeetikas ja võin kindla kõneviisiga öelda kogemus Ukrainas näiteks, kus ma olen ise ka kohal käinud viimase 2 kuu jooksul, ütleb seda, et energeetika on oluline, kuidas sa viid energia nii tsiviiltasandil enda riigi elanikele, kui tagad ka selle taristu olemasolu militaarvaldkonna vajaduste katmiseks. See on oluline teema. Kui sa lähed näiteks täna Kiievisse, Odessasse, siis üks asi, mis sealt meelde jääb, on see, et igal pool müriseb. Miks müriseb? Sul on generaatorid iga maja juures, et hoidmas siis seda vett jooksmas. Ja siin tuleb ka mõelda, et kuidas me sellele läheneme, mida me saame teha teisiti paremini, et mitte olla olukorras, kus meil võib-olla ühe taristu objektid, aga istub terve meie võimekus siis ennast kaitsta. Miks siis sinna tuuleenergiasse just võiks seda raha panna, sest kriitikud võivad siin öelda, et esiteks ma näen teda, teiseks võib-olla tuleb seal samas sõjaolukorras lastakse see lihtsalt alla või mis iganes muu. Et siiski mingi põhjus ju on, et miks me räägime tuuleenergiast, mitte millestki muust. Absoluutselt, et alustaks võib-olla sellest, et tuul
Täna, kui me võtame kulu toodetud energiaühiku kohta, siis konkurentsitult kõige odavam on päike. Päike on Eestis suures osas ennast ammendanud, tähtuvalt sellest, kus me enda laiuskraadil oleme. Et meil on probleem, kuidas seda päikese toodangut nihutada õigetesse kellaaegadesse ja sealt edasi õigetesse aastaaegadesse. Nüüd, kui me räägime tuulest, siis tegelikult ju on näha, et see komplementeerib päikest väga hästi. Seal, kus päikest ei ole, on tuult rohkem ja järelikult selle arendamine tasakaalustab, võimendab ka siis päikese olemasolu võrgust. Ja ühesõnaga, need on 2 kõige odavamat tootmistehnoloogiat täna üldse, fossiilkütustega kõigega võrreldes. Ehk siis, kui meil tasub investeerida sinna, kus nii-öelda bang for the buck on kõige parem ja täna on see päikses tuules ja nagu öeldud, päike on ammendanud meie võrgus, on ka siin, ütleme niiviisi, ministri tasemel välja öeldud, et päikest ma rohkem enam ei taha võrgus näha, aga tuul on siis see, mis aitaks meil siit edasi jõuda. Loomulikult on seal piirid ees, realistlik ei ole oodata, et me suudame päikse tuulega ära teha 100% enda tootmisvõimekuses. See ei ole loogiline eeldus ja ootus, aga meil on siin päris palju enne odavalt edasi areneda, kui me hakkame tegema oluliselt kallimaid otsuseid. Ja siis teine, miks tuul, on see, et kui me räägime taristust, siis taristus on tuult võimalik paigutada optimaalsemalt, kui võib-olla teisi tootmisüksusi, millel on see mastaabi efekt suurem. Meil on võimalik hajutada tuulikuid Eestis ja see on ka üks minu magistritöö teesides. Meil peaks olema tootmine võimalikult lähedal tarbimisele. Sellega me vähendame võrgu ülekande vajadusi, investeeringuid ja sellega me suudame ka sellist lokaalset tootmistarbimist paremini kokku viia ja võtta siis selle nii-öelda tsentraalse võrgu riski maha. Ehk siis, ja kui nüüd küsida, et okei, kas need ei ole head sihtmärgid siis vaenlasele, siis ehitame neid palju. Et militaarvaldkonnas on üks selline väljend ka inglisekeelne, vabandust siin ära, neid lipsab sisse, on cost of kill. Ehk siis, kui palju mul läheb maksma selle ühe ühiku mahavõtmine. Ja kui meil on palju, mitte võib-olla nii suuri tootmisüksusi, siis seal see efekt on madalam. Loomulikult me ei saa seda eeldada, et vaenlane seda ei ründaks, aga kindlasti on neil lihtsam rünnata ühte tsentraalset või mitut tsentraalset tootmisüksust paljude asemel. Ja seal tekib juba küsimus, et mis peale seda on nagu mõistlikumad või vajalikumad sihtmärgid neil. Ja et ühte jaama natukene lihtsam maha koksata, kui kõiki tuulikuid hakata ükshaaval noppima. Kohe kindlasti ja miks oli ka jällegi Ukraina näide, et mis olid fookuses tuumaelektrijaamad, siiamaani on ja nende eelis on tuumaelektrijaamadel on see, et lihtsalt õhku laskmine ilmselt oleks problemaatiline ka Vene agressiooni puhul, et pigem on ülevõtmine, pigem on juhtimine siis oma personalibaasil ja nii edasi eesmärgiks, aga jah, see on sihtmärk number 1 saada sealt Zaporožia regioonis tuumaelektrijaama üle kontrolli ja nii edasi, et samal ajal kui võib-olla siukene hajatootmine annab vähemalt natukenegi manööverdamisruumi. Me oleme siin tuuleenergiast nüüd rääkinud, aga paneme siis selle nii-öelda protsendiga maha, et kuhu võiks taastuvenergia protsentuaalselt siis jõuda, et kui palju ta kataks meie tarbimist? Ma pean häbiga nentima, et ma ei ole seda analüüsi ise läbi teinud. Täna me oleme seal 30% peal tuul pluss päike kokku. Siukene
ütleme niiviisi, et kui me võtame arvesse täna paberil olevad projektid, niisugune circa kuni 1000 juurde, siis meil on võimalus viia ja arvestades ka kliimaministeeriumi enda prognoosmudeleid, siis realistlik oleks viia niisugune 60-70% peale kogu tootmisest. Aga meil hakkavad tekkima perioodid, kus on ületootmine ja siis ütleme niiviisi, et meil tekib vajadus tasakaalustada siis ka neid välja lükatud tootmisüksuste, stabiilsete tootmisüksustest järele jäänud aukusid, ehk siis fossiil, mille peale me päris suures ulatuses toetume ja import, mille peale suures ulatuses toetume. Ja praegu oletame, et kui see tuul tuleb, siis kindlasti koos salvestusega, millest on ka meil viimasel ajal uudisid tulnud, et vähemalt neid projekte Eestisse siiski jõuab. Jah, salvestuse poole pealt, kuidas mina energeetikasse jõudsin, ongi läbi salvestuse, et osalen ka ise ühes väiksemas projektis, et absoluutselt salvestus on vajalik, aga me peame meenutama seda, et salvestus on netonegatiivne energia tarbimisele, sellepärast et salvestusel on kaod, salvestuskaod sõltuvad tehnoloogiast, mida kasutatakse. Täna olulisem tehnoloogia on liitiumakud ja siin me räägime niisugune circa 10-15% kogu kadudest salvestatud energia baasil. Kui me räägime siin natukene võib-olla eksootilisemast lahendustest, millest on ka Eestis juttu olnud, siis me võime jõuda sinna kuni 40% kadudeni. Nii et salvestuse lisandamisega tähendab ka seda, et tootmist peab ka juurde tulema. Aga salvestus on väga oluline selles elemendis, et aitab maandada neid hinnariske just tootjatele, miinushindade ja küll mitte hinnariski tipuhindale, aga see on siis tarbijale tipuhindade näol. Ja seda just oligi siin kommentaar vist eile meedias, et on näha olnud selle aasta elektrihindade puhul, et negatiivseid hindasid on oluliselt vähem ja just lähtuvalt sellest, et eeldatakse, et see on tulnud salvestuse lisandumise tulemusena. Aga siiski nende tipuhindade puhul me praegu räägime fossiilsetest kütustest, mis seda tippu katavad, aga pikas perspektiivis, pigem isegi loodetavasti üsna lühikeses, me proovime selle fossiilse kütuse kõrvale panna ja siis on sinna vaja midagi asemele. Kas nüüd me jõuame jälle selle kohani, et otsust pole? Jah, ütleme niis, et fossiilne kütus suures ulatuses Eestis tähendab põlevkivi ja põlevkivi on baastootmise allikas. Ehk siis tema peaks andma meile sellise stabiilse energiataseme läbivalt, võtma ära selle kõige suurema vajaduse. Nüüd selle tipu tarbimise katmiseks on vaja suhteliselt kiiresti reageerivaid tootmisüksusi. Loomulikult saab seal kasutada salvestust, aga see nihutab tippu, see hajutab selle mõningate tundide peale ära, kui sul on see tipu tarbimine koormus pikem periood, siis salvestusest tänases tehnoloogias ja tänaste kulusuhete juures ei aita. Järelikult sa pead seda katma kiiresti reageeriva tootmisega. Ja seal ei pääse me üle ega ümber gaasist, sest kui me võtame näiteks Suurbritannia võrguarendaja läbi viidud analüüsid ja eesmärgistatud tegevuse, siis üks oluline komponent nende tuleviku energia tootmise bilansis on gaas. Sinna nad on lisanud ka teisi aeglasemalt reageerivaid tootmisüksusi, aga mida nad on just enda analüüsis välja tulnud, et tänu üleminekule siis roheenergeetikale, siis pikenevad energia puudujääkide perioodid, et kui varasemalt võib-olla neid sai aastasiselt mõõta tundides, siis nüüd me liigume perioodidesse, kus on juba näiteks nädal aega, tuulevaikne periood Põhjamerel, ei tooda piisavalt ja järelikult kuidas sa seda katad. Akut, ükskõik kui pika salvestusega akud nüüd siin mängu tuleks, ei lahenda meil seda ülesannet.
Neil on pikk nägemus ka, ehk siis gaas ei ole ainukene tehnoloogia, mille peale siis ehitatakse seda pikka tulevikku üles. Üks konkreetne tehnoloogia, millele nad panustavad päris suures ulatus on vesinik, aga vesinik pigem arendusprojektina, sest täna ta ei ole veel seal. Ei alustades taristust, lõpetades ka siis efektiivsusega, tootmise efektiivsusega. Et ühesõnaga, meil peaks olema siin niisugune lühiajaline, pikk nägemus, lühiajaline nägemus ilmselgelt kasutades jällegi kogemusi võib-olla natukene kaugemale arenenud turgudelt, mida Ühendkuningriigid on. Nad on Euroopas kõige komplekssema lähenemisega ja siin ka silma paistnud, siis nemad identifitseerisid selleks gaasi, sest gaas on tehnoloogia, millel on ajalugu, me ei võta tehnoloogilist riski ja siis sealt edasi võiksid juba olla natukene eksootilisemad lahendused, näiteks vesinik. Nii et põhimõtteliselt võib natuke ka öelda nii, et kui veel rohkem taastuvenergiat tuleb turule, siis enne kui me sinna punkti jõuame, tegelikult võiks kas või gaasijaam püsti olla, et mitte siis ainult põlevkivile võetuda. Ütleme niiviisi, et need võiksid otsused toimuda käsikäes ja tegelikult nüüd me peaksime tagasi minema ka enda põlevkivi tootmise juurde, sest kui me lähtume sellest, et mis on Eesti jällegi natukene ühelt poolt ka finantsvaade, aga teine ka selline sotsiaalmajanduslik vaade juurde panna, siis põlevkivi meil tehnoloogina on ikkagi vägagi Eesti maine, Eesti maksumaksjale positiivse efektiga, ühtegi eurot siit väljaspoole ei liigu, ei kütuse ega tööjõukuludena ja me peame olema pragmaatilised, absoluutselt arusaadav, et on Euroopa ülesed nõuded, aga Euroopa ülestel nõuetel on alati võimalik tekitada erisusi. Meil on head näited Poolast, meil on head näited siin alternatiivsetest riikides, kes on kasutanud positsiooni ära öelnud, et see on meile piisavalt oluline. Et meil on vaja pikemat perioodi üleminekuks, sellel on X ja Y põhjused, meil on ilmselged, alates nagu ma mainisin juba sotsiaalmajanduslikud, lõpetades reaalmajanduslikega, siis me ei tohi ära unustada, et me peame lähenema kompleksselt, meil on põlevkivi, meil on arendusprojektid gaasis ja sinna tuleb panustada, sellega tuleb juba täna tegeleda, et võimaldada ka nende täiendavate roheenergiaallikate turule jõudmist. Ja siin jällegi kasutades ingliskeelset väljend, nad on enabling technologies, et sul ühe tehnoloogia kasutuslevõtt võimaldab panustada teistel tehnoloogiatel rohkem. Ja siis pikema välbaga siis loomulikult me ei pääse sellest, et põlevkivi lõpuks hääbub Eestis sellisel kujul, nagu ta on, aga teha senikaua kõik, et võtta sealt välja lisaks energiale ka muid elemente, keemiatööstus ja nii edasi ja seda teha siis eesmärgistatult. Ehk siis kui see põlevkivi nii-öelda vähemalt energeetikas pausile panna ja ta kasutada millegi muu jaoks, siis see, et me läheme ja liigume teiste tehnoloogiate juurde pikas perspektiivis siiski toob ka tarbijale selle hinna alla ja tal on mõnusam olla. Absoluutselt ja pigem see tagab selle, et meil ei ole hinnašokke. Et meil on ühtlane üleminek, me teeme investeeringuid tehnoloogiatesse, mis on juba oma valmidusastmelt küpsed. Ja see on meiesugusele väiksele riigile ülioluline, et me ei võtaks teadus- ja arendustöö kulusid energeetika valdkonnas, mis on niivõrd kriitilise sisendiga meie tööstusele, meie igapäevasele tarbimisele, et me ei tohiks võtta selliseid riske valdkonnas, kus pikaajaline nägemus energeetika poole pealt on see, mis maksab. Jällegi hea näide,
Me oleme päris palju rääginud andmekeskustest. Me räägime sellest, et Eestisse võiks tulla andmekeskusi. Aga samas, kui me ei suuda anda potentsiaalsetele tehnoloogilistele partneritele siin pikaajalist nägemust, kuidas kujuneb meil elektri hind, mis on suurim komponent selles andmekeskuse nii-öelda investeeringu järgsetes kuludes, siis on väga keeruline näha, et tehakse Eesti suhtes positiivseid otsuseid. Aga me unustame ära, et see andmekeskuste väga jõuline turule tulek tänu AI-le on toimumas meie ümber. Kui me täna suures ulatuses sõltume Soomest tulevast elektrienergiast, tagamaks meie head hinda olukordades, kus meil jääb elektrienergiast puudu. Siis kui te nägite eelmine nädal teates Microsoft, et nad ostsid 190 hektarit maad Soomes tööstuskeskuses ja vähemalt AI ise ütleb, et sellise suurusega maad ja seda projekti mahtu vaadates võiks tegemist olla 2–5% kogu tootmismahu äratarbimisega konkreetselt ühes andmekeskuses Soomes. Ja kui sa võtad, et see kas või see ainult üks projekt võtab nüüd ära selle tootmismahu, see vähendab eksporditava energia hulka, tõstab hinda ehk me ei ela vaakumis. Ja me peame tegema kõik selleks, et meil oleks pikk nägemus elektrihinna kujunemisele, mida me teeme selleks, et seda stabiilsena hoida olukorras, kus väljaspool on väga suur surve elektrihinna kallinemise suunas, kui ei tehta täiendavaid investeeringuid tootmismahtudesse. Jällegi näide, Norras on muutunud poliitiliseks diskussiooni teemaks odava elektri eksport väljaspoole Norrat, eriti lõuna poole. Ja nüüd on jõutud sinna, et on tekitatud mehhanismid siis koduse tarbija hinna kõikumise piiramiseks. Lihtsalt, et vähendada siis pinget sisepoliitiliselt. Ja see on jällegi oluline märk sellest, et meil see piiriülene energiakaubandus, on küll reguleeritud EU poolt, aga leitakse võimalusi, kuidas tulevikus seda poliitiliselt enda kasuks suunata. Näiteks Norrakad ütlevad, et okei, me ei saa kinni panna vabale elektrienergia turul osalemist, aga me saame edasi lükata otsused või tühistada otsused täiendavate ühenduste loomiseks, sest see on vaja meiepoolseid investeeringuid. Keegi ei saa sundida ühte riiki teisega ühendama, Estlinke näiteks juurde panema. Nii et see võti ei ole mitte odavas elektris väljaspool Eestit. Sorry, et me ei saa olla nii naiivsed, et me vaatame, mis toimub täna ja oodata selle peale, et see aitab meid tulevikus. Iga riik siiski võitleb oma huvide eest ja täna Skandinaavia väga tugevalt tegutseb selle nimel, et tuua riikidesse neid andmekeskusi ja kahjuks me ei ole seal konkurentsivõimelised, nii et minu hinnangul väga keeruline siia tuua sarnaseid projekte ja just lähtuvalt ka sellest, et meil on energiapoliitilised ja energiajulgeolekulised küsimused õhus. Kui me nüüd mõtleme selle enda otsuste peale, siis üks variant on see gaasijaam, teine variant on tuumajaam. Kas need omavahel segavad üksteist või me peaksime mõlema poole vaatama korraga? No nagu me rääkisime, et tegemist on ülemineku tehnoloogiatega, tegemist on toetavate tehnoloogiatega erinevates valdkondades. Kui me räägime seda, et päike, tuul võiksid olla oluliselt suurem kooslusena, võiksid olla oluliselt suurem osa meie energiatootmisportfellist tulevikus. Selle võimaldamiseks on meil vaja sellist kiiresti reageerivat tootmisüksust, mille jaoks täna sobib gaas, võib-olla tulevikus uued tehnoloogiad, aga me ei tohiks võtta tehnoloogiariski. Meil peaks olema tulevikus baastootmisvõimekus sarnaselt fossiilkütusele, mis meil täna annab põlevkivi, jätkuvalt tagab selle, et meil
väga suurte energiašokkide ajal, mis juhtus 2021, 2022, meil oli tegelikult ikkagi võimekus enda tootmist suurendada. Meil oli võimekus kukkuda tagasi nii-öelda siseriiklikele allikatele, energiaallikatele, siis see on see koht, mida me tegelikult tahame asendada. Ja see ei konkureeri ei tuule päiksega, ei gaasiga, ei tuleviku energiatootmisüksustega, vaid jah, ma olen nõus, et meil on vaja seda nii-öelda fossiilkütuse põhist tootmisvõimekust pikas perspektiivis asendada. Nüüd on küsimus, millal, missuguste tehnoloogiatega ja kas need on finantsiliselt mõistlikud otsused. Siin on väga palju nagu ainest rääkida, aga vastates sinu küsimusele, ei, nad ei konkureeri üksteisega, ja nad on ajas selgesti eristuvad. Väide, et meil on teoreetiliselt võimalus saada tuumaenergia püsti siin aastaks 2035. Mina väidaks, et sama realistlik on rääkida täna 3 Baltikumi riiki läbivast Rail Balticu projektist aastaks 2030. Et see ei ole realistlik riigis, kus tegemist on esimese tuumaenergia projektiga, kus tegemist on vähemalt selle projekti raames, millest meil riigi tasemel on palju juttu olnud, teise samalaadse väikereaktoriga üldse, millest üks on alles ehituses. Me võtame siin tehnoloogia riskid ja kolmandaks on see, et seni kaua, kuni projekt ei ole päris, ei ole veel NIMBY efekti projektis keegi tunda saanud. Kui inimestel on probleem võib-olla maja lähedal pöörleva tuuliku osas, siis ma julgeks ennustada, et siin tekib väga palju arutelu veel selle üle, kus need ikkagi päriselt asuvad, mida tehakse tuumajäätmete, kuidas neid transporditakse ja nii edasi. Et jah, ajalises mõõtmes ta kahjuks ei anna meile seda efekti, mida me võib-olla tahaksime ja seni kaua peabki hoidma nii-öelda seda fossiilkütuse kaarti endal ikkagi tagataskus, et mitte sõltuda ainult välistest energiaallikatest. Kui me nüüd siin lõpetuseks proovime selle otsuste seisu siis ära kaardistada, et mis oleks need otsused, mis oleks nüüd tegelikult vaja kiiremas korras ära teha? Ja kõigepealt tuleme siis nende omavahel seotud otsuste juurde, et esiteks roheenergeetika penetratsiooni suurendamine läbi tuule. Järelikult meil on vaja tuuleparke ellu viia, aidata kaasa nende viimaste probleemide lahendamisel. Ja siin võiks siis riik kõla alla panna. Ja võib-olla teha siis poliitiliselt valusaid otsuseid, mis on ühiskondlikust huvist lähtuvad, mitte siis konkreetsest väga häälekast kogukonnast, aga arvestades sellega, et see võib midagi maksma minna. Ja seda on ka tegelikult tuuleparkide arendajad ju valmis tegema, et kuni finantsiliste koormiste loomiseni. Ehk jah, absoluutselt see oleks esimene nagu riiklikul tasandil lähenemine, mis võiks minna ka omavalitsustesse või siis toetab omavalitsustes tehtavaid otsuseid. Siis teine on gaasijaamad siis peaker plantidena ehk nende tipukoormuste siis haldamiseks ja sellepõhised hanked, mis oleksid võimalikult ütleme niiviisi hästi projekteeritud just hanke spetsiifilisest lähtuvalt, et investoritelt tuleks pakkumine, mis oleks rahaliselt mõistlik klientidele. Ehk siis neile tuleb anda teatud kindlust, mis siis tooks alla selle riski projektis, sest riski maksame me lõpuks niikuinii kinni ja parem seda, kui me teame, et meil on vaja seda võimsust, maksta siis selle valmisoleku eest
ja selle vähem siis maksta seda riskifaktorit tootjale. Ja siis sealt edasi meil on vaja arutada ka aatomienergia ja siis potentsiaalsete siis tehnoloogiate osas, mis siis fossiilkütust asendab, aga enne seda me peame jätma endale rohkem paindlikkust fossiilkütuse asendamise ajastuse ja tingimuste üle. Ja seda tegema täna, et me ei oleks pärast patiseisus, kus meil ei ole järgmist asendust koheselt võtta olukorras, kus me paneme kinni siis Eestile ikkagi täna ühe olulisema energiaallika. Ehk jätkata seal diskussiooni ja diskussiooni juba ka rohkem võib-olla Exceli põhiselt. Mina olen Exceli inimene, et ma tahaksin näha numbreid, ma tahaksin aru saada, kuidas on riskid manageeritud, ma tahaksin aru saada, kas meil on alternatiive ja miks just sellised otsused, sellised valikud. Aga loomulikult siin toetan algatust ja põhimõtet, et meil on vaja riigipõhiseid lahendusi. Võtame siis lõpetuseks aasta 2040 ette, milline on Eesti energeetika sel aastal? Jaa, 2004, kas räägime, ärme siis realistlikust nii-öelda stsenaariumist räägi, sest pangastsenaarium on alati konservatiivne ja ei ole nii julgustav kõigile kuulujatele. Räägime siis sellest optimistlikust stsenaariumist. Optimistlik stsenaarium, kus meil on 70+% baastarbimisest, baastootmisest kaetud roheenergiaga, mille allikad on siis päike, tuul. Päike jätkab arengut, sellepärast et efektiivsus paneelidel tõuseb, meil on võimalik seda integreerida rohkem ehitistesse, meil on võimalik seada standardeid, et miinimumvajadused kohapealseteks tarbimisteks on juba kaetud. Meil on vaja tänu sellele vähem võrku vaja. Tuul on meil riigis mitmes piirkonnas vägagi hästi arenenud. Ta ühtlustab, tasakaalustab, toetab iseennast. Siis on meil gaasielektrijaamad, mis võtavad maha tipud, aga mis on oma olemuselt juba vanem generatsioon, mida hakatakse asendama uute tehnoloogiatega, näiteks vesinik. Vesinikku me toodame kohapealsetest allikatest võimalikult suures ulatuses, et jõuda rohevesinikuni. Meil on välja arendatud taristu, kasutame vesinikku erinevates tootmisettevõtetes, tehnoloogiates, ehk siis ta on integreeritud, ta ei ole ainult ühe tarbimise põhine. Ja siis meil on ilus tuumaelektrijaam, väikene või suurem, seda saab näha, kas siis 1, 2, 3, 4 reaktoriga, seda saab ka näha, aga mis siis hoiab meil tõesti seda baastootmist püsti ja võib-olla isegi 2040 räägime siis juba oluliselt efektiivsematest tehnoloogiatest ja me ei ole kuskil millestki üle maksnud, me oleme teinud pika horisondiga otsuseid, aga võtmata suuri riske siis tarbija jaoks. Vaatame siis aastal 2040, kas ennustus peab paika. Aitüma, Ahto Pärl, mina olen Brent Pere ja kohtumiseni järgmises Energiakooli episoodis.